Tere, armas publikum! Olete jõudnud siia. Kas alustasite seda rännakut hommikul, päeval või alles pool tundi tagasi? Vahet pole, sest lõppeks olete jõudnud siia. Eesti kultuuri nurgakivi. Naiskoor Jõeõed sünnipäeva kontserdile. Aplaus! Aplausi peate täna väga palju tegema, sest ma avaldan teile saladuse. Esinemine koosneb alati kahest poolest. On esinejad ja on kuulajad. Ja kuulajad on täpselt sama tähtsad kui esinejad. Seega naeratage, olge rõõmsad, nautige, plaksutage ja siis saate sellest õige kogemuse. Ja kui te tahate õiget ja tõelist Jõeõdede kogemust, siis esimene laul peab kindlasti olema Uhti, uhti, uhkesti. Sellepärast, et täna oleme seda esiteks laulnud juba 2 korda. Oleme ise seilanud läbi Emajõe, küll pikkupidi, mitte nii-öelda siis laiupidi, võib-olla olime targemad tänu sellele. Saime samuti naetamast peaaegu lõhki. Ja nüüd saate teie kuulda ka ennast peaaegu sellest imelisest tulgist lõhki. Seega nautige ja kuulake Jõeõdede poolt esitatud Uhti, uhti, uhkesti. Isegi väiksed heliefektid oli lõpus nagu rääkida. Aga need Jõeõed siin, nemad ei esine ainult Emajõel ja ainult sünnipäevakontserditel, vaid ühtlasi on nad esinenud ka laulupeol. 2019. aasta laulupeol, mille repertuaarist on nad kaasa arvanud paar imelist killukest. Ja nüüd kuuletegi 2 lugu 2019. aasta üldalupea repertuaarist. Esimene neist on Maria Amor ja Maria Amori muusika ja Villem Küntal Ridala tekst Päikese tõusu aeg. Aplaus!
ilus lugu. Ma saan aru, üks peale selle repertuaari alles jätku. Aga nagu ma lubasin, siis ma võtsin 2 laulu sellest ajast kaasa. Ja paistab, et tõesti laulupidu jätab kummitama, et 4 aastat hiljem ikka veel seda ühte sama laulu ette kanda. Ja nüüd tulebki esitusele Henri Laksi Ilma ratas. Aplaus! tegelikult on ju ka ilmaratas mingis mõttes teid kõiki siia täna kokku toonud. See on teie kõigi ühenduspunkt. Aga teil on veel üks ühine omadus kõigil. Kas te teate, mis olla võib? Te olite kõik kunagi lapsed. Jah, päris ka. Näiteks nagu tema praegu. Ja kõigile lastele, vähemalt loodetavasti, lauldi mingis hetkel ka hällilaulu. Ja nüüd tulebki esitusele Eesti hällilaul Arvo Pärt.
väga ilus laul, oleks ma praegu häis aastat magama jäänud isegi. Aga siin on kooris, on üks laulja, kes vist tõesti on päris lapsest saati siin olnud, sest ta on algusest peale veel alles siin kooris. Ma tahaksin küsida, kus on Tiina? Seal, ma tahaksin sinu käest küsida, sina kui päris algusest saate laulja, kuidas sa oled sina veel siin, mis hoiab sind veel siin lauljas? Mitte, et see oleks halb, võib-olla ma sõnastasin natuke halvasti praegu ennast, aga mis on sinu jaoks Jõeõed, mis hoiab seda rõõmu, särtsu ja elujõudu? Mulle meeldib laulda ja proovid meeldivad väga. Ja see ongi kõige rohkem vaja. Sulle meeldib laul, sulle meeldib proovid. Ilmselgelt selle vist teha seksid. Ja millele veel laulda, kui mitte armastusele, tuleb kandmisele Urmas Sisaski Ood armastusele.
õunapuu all istus tüdruk kui ingel, kel õnn oli süles ning arm kaitas pead. Me kõik jõuame mingi hetk elus sellisesse kohta, kus me tunneme, et meil ongi käes see õnn ja arm. Mõni meist alles jõuab sinna, aga mõni on juba kohal. Ja teate, mida teeb inimene, kui tal on olemas juba õnn ja arm? Ta laulab. Ja nii ilmselge, et jõeõdedel on see õnn ja arm leitud ja nad tahavad ka meile sellest laulda. Tuleb esitusele Mari Pokkineni õnn ja arm. Aplaus! Nali ja mõte see, et segakoor on naiskoor, kuhu on lisatud segajad. Ma ise sellega päris nõus ei ole, sellepärast, et ma olen ise selle idee järgi see segaja. Ja mina arvan, et need segajad võivad vahepeal väga hästi laulda ja esitada väga vägevaid muusikalisi teoseid. Ja seepärast tulevadki nagu lavale šikides, ülikondades ja kikilipsudes meesansambel Vansel. Teeme neile suure aplausi ja kutsume nad arvusesti lavale, sest muideks sellest aplausidest on väga hästi õppida. Ma vist tegelikult tahaks teile öelda ka, mis te esitate, muidu rahvas ei teagi. Ühesõnaga, esitusele tuleb Uno Naissoo, nüüd astub hobu meil oma pead. Aplaus! Astub
üks väga šikk lugu ilmselgelt, milleks on Olen laul Charlie Chaplinilt. Seega veel kord aplaus! Kes on veel kirjutanud väga lahedaid viise meloodiaid või? Eestlased. Me oleme sellega väga hästi ajaloo jooksul hakkama saanud. Ja sellepärast tulebki Eesti rahvaviisile kirjutatud Kas tahad tulla minuga? Aplaus! Kas tahad tulla minuga koos ilma mööda rännama? See keel oli kitsas kivi, meid üle ajatus. Meid noore on mandrile, saab süda küteldamas. Me liigutame üsti, nii siin kui seal on mustakud. Kas tahad tulla minuga koos ilma mööda rännama? Ükski nagu nii on muudusel puhul. Meid nägides ja kauas tuul ja minge ütas oli. Me kiirutame justlikult nii kui seal on mustakud. Kas saab tulla minuga koos ilma mööda rändama? Kas sul anker siis või on või jaksimegi parem? Nii üle maja ratuste ja mägede ja arvude. Me kiirutame justlikult nii kui seal on mustakud. Kas saab tulla minuga koos ilma mööda rändama? See tee oli kitsas kiivine, üle aja ratus. Meid noored on vambri ees ja süda kõik vedamas. Me kiirutame justlikult nii kui seal on mustakud. Suur aplaus, ees on selle
Meil on midagi tähtsat teha ilmselt. Ka uurimisel kandev paus. Väga põnev on. Süver tuleb välja. Ma olen kellegi mikro. oli ära peidetud, et üles. Ma olen sinu mikro. Armsad öööed, me täname muidugi südamest, et kutsusite meid oma kaunile juubelile ja tuleme alati rõõmuga. Ja tahaks teile soovida muidugi ülimat laulurusti ja ikkagi koos tegutsemise aastaid ja toredaid reise. Ja seda soovib meile siis lauluselts Vananime ansambel Vansa. Suur tänu veel kord Hansel! Ja nüüd palumegi lavale tagasi meie tänased sünnipäevalapsed Jõeõed! Ja muideks, rahvaviisidega me ka jätkame, sest järgmisena tuleb esitamisele Ukraina rahvaviis Sedrik. Nii et pange ennast valmis ja kuulake ühte mõnusat loogest. Nad veel tulevad midagi. Kannatus, kes kannatab, see kaua elab kõik. Jääb täpselt kõik. Meil on väga kaugi. Nüüd ma julgen öelda, aplaus! Nii, suur aplaus veel kord Sedrikule. Ja nüüd läheme natukene tagasi jälle laulupeorepertuaaride teemasse, aga seekord siis selleaastase noorte laulupeo repertuaar, kus neidude koolid laulavad sellist lugu nagu Mina ja meri, mille muusika ja teksti on kirjutanud Maili Metsalu ja seade Tõnis Rõõts. Aplaus! Vaatame kaugusest üksteise poole.
aplaus sellele vägevale loole. On üks asi, mis käib alttasa lauluga kokku ja see on tants. Ja eestlaste puhul just eelkõige rahvatants. Nii et tulebki ettekandmisele Veljo Tormise tsüklist 5 Eesti rahvatantsu naiskoorile kõlab nüüd 3 järgmist. Labajalg, Muhu koverik ja pikk. Inglis ka, ma pidin korra vaatama ka pausi. Aga nüüd aplaus! Aga esitusele Sakarias Jaan Lepik poolt muusika ja Kihnu rahvarule tekstil põhinev Maarja Kuld. Aga enne, mina kuulsin, mulle räägiti, üks tilluke mulle siristas, et teie olevat käinud kunagi Kihnus reisil, ilmselt esinemas ma eeldan. Ja teil olevat seal olnud päris põnevad mälestused ja teil olevat olnud hea mulje sellest reisist. Ja näiteks ma vaatan kohe, võtaksite endale ühe ettejuhtuva koorilise, kellelt ma küsin, mis meenuks teile selle Kihnu reisiga? Öö veetmine puu all. Me lihtsalt magasime väljas sees, et nii pala.
kas kellelgi veel mõnda huvitavat kiildu sellest ajast? Võtke uuesti. veoauto jäi liiva sisse kinni ja siis lükkasime seda. Ma räägin, tuleb rohkem kinos käia esinemas, palju põnevamad asjad juhtuvad. Aga nüüd teemegi suure aplausi, Maarja Kuld. Ja nüüd esitavad meile meie jõemehed, meie neiukesed ja noorukesed seto viisil ja rahvaluulel põhineva loo Ergotamine. Aplaus!
alustada õnne soovimisega. Seega, esiteks sooviksin ma siin esikohal välja tuua need inimesed, kelleta ei saaks kooli olla. Esiteks, dirigent Anne Kasalu-Roop, suur aplaus! Kallis Anne, no mida me teeks ilma sinuta kolmapäeviti või vahel ka neljapäeviti või vahest esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, ühesõnaga, no mida me teeks? Me vajame sind nagu õhku, me vajame sind nagu laulu ja me saame aru, et vahest me natukene paneme ka puusse ja kui sinul meie sellest segasest kakofooniast hing täis saab, siis sulle on seal kotis üks väikene meloodiline kingitus. Aitäh sulle kannatlikkuse, huumorimeele ja kõige selle töö eest, mis sa meiega teed. Aitäh! Igal kooril on ühtlasi vaja kontsertmeistrit. Suur aplaus, Margit Keeman! Võiks alati nii olla, et kellegi nime välja jõudsi lilled tulevad. Ja meil oli siin ka üks imeline meesansambel külas ja ka nende juht Mai Rand. Ja nüüd meeskoor või meesansambel juba andis oma tänusõdad edasi. Aga kui on keegi veel siin saalis, kes sooviks jõedasid õnnitleda või neile õnne soovida, siis nüüd on teil aeg püssi tõusta ja siia ette joosta ja minuti mikrofon kätte haarata. Kas on keegi? On, muidugi on ja juba tulevad. Suur aplaus! Ma pidanud püsti tõusma, ma olingi püsti. Väga hea. Oli lihtsam. Et mina olen Esko Toomina dirigent. Et meie üksteist tunneme väga hästi või teineteist või kuidas moodi öelda. Et minu meelest 5 aastat tagasi ma rääkisin sama juttu, mis praegu. Mulle tunduvad laused üsna sarnased, et jõeõed, me oleme omavahel kuidagi nagu suure varba pidi vist kokku kasvanud. Me oleme bussi jaganud mitu korda, me oleme hotelli jaganud mitu korda, me oleme laululaagrit koos teinud ja me oleme koos ka kontserdi teinud. Et täna seda kontserti kuulates, siis mul oli äsja just oma naiskoori kevadkontsert, kus olid mitmed laulud ka seal esitatud, nii et me saame jälle koos kontserti teha. Ja siis ma mõtlesin veel seda, et kui ma oleks teadnud, et te seda Maarja Kulda laulate, ma oleks plokkflöödi kodust kaasa võitnud. Ma oleks kindlalt seal taga kaasa mänginud. Ma juba natukene vilistasin ka. Et igal juhul suur aitäh teile ilusa kontserdi eest. Ma tean, et Toomina natukene vist on teid juba õnnitlenud ka. Et meie saame sügisel, vabandust, kevadel, järgmisel kevadel juba 75. Tulge järgi ja hoidke oma dirigenti, see on tänapäeval kõige tähtsam. 5 aastat tagasi ütlesin sama mäletan. Aitäh teile, palju õnne sünnipäevaks ja järgnevateks aastateks. Aitäh! On meil veel õnne soovijaid? Kusagil? Siis, väga hea, et tegid ise peab õnne soovima. See on kõige tähtsam, ma annan sinu kätte nüüd ka mikrofoni. No nii, kallid õekesed. Mul õde ei ole, aga päris õde, aga neid õedesid on kohe kuujaga. Ja ma tunnen, et mina olen siin kooris hoitud, et aitäh teile. Kui me kusagil käinud oleme, siis alati on üks jama sellega, et keegi puudub. Meil ei ole ühtegi sellist pilti, kus me oleme kõik koos. Kuskil 1,5 kuud tagasi lasin ühel kunstnikul teile sügavalt silma vaadata. Nii et ma ei tea, kas te tajusite seda, aga siin olete te kõik joonistatud ja kõik selle hooaja lauljad. Ja ma tean, et mõned istuvad siin saalis praegu. Teie olete ka siin pildil ja meie noored abilised, teid me saame juurde joonistada.
nii et aitäh teile kõigile ja pärast saate siit klaveri pealt igaüks endale siis ühe joonistatud iseenda. Aitäh! Suured tänud nende lahedate, vägevate õnnesoovide eest nii koori seest kui koori väljast. Ja nüüd, kuna meil oli nii palju toredaid soove, tuleb üks laul soovidest. Soovide maa. See on muusika. Olgu, nagu ütlesime, nagu igal laulupeol, 5 lugu veel, seekord küll 1 lugu, kuna see on natuke väiksem juhus. Ja juhkesti taas esitus. Tartust Viljandi, kaasas põlevkivi
algas, nii ka kontsert lõpeb. See on päris ilus lõpp sellele. Aga kuigi on läbi kontserdiosa, siis sünnipäevapidu tegelikult alles algas. Seega nüüd palume te kõiki sinna taha šampust jooma meesansambel Vansel. Te võiksite tulla appi, et neid šampanjapudelid avada, see on au teile. Ja pärast ärge minge ka mitte kusagile, sellepärast et väljas mängib selline ansambel nagu väliharf, nii et olge kõik kohal. Mitte väli, sees. Ma mõtlesin väliharf, et äkki nad mängivad väljas. Millest mängivad hoopis sees. Nii et kõik jääge siia tähistama mõnusalt sünnipäeva ja palju õnne, Jõeõed!